Tere, mina Toomas ja näitan teile ühte hästi toredat Boschi akukettassaagi. Selle sae nimi on GKS 18V68GC. 18V tähendab, et ta töötab 18-voldise aku pealt. Ja GC tähendab seda, et ta istub siini peale hästi, saate ka täpsemat tööd teha. Aga nüüd nende põhiliste uuenduste ja oluliste omaduste juurde, mis on enamasti kõige tähtsamad. Tal on hea lai tald valumetallist, siin on ka see siinisoon näha. Boschi saagide puhul kõik nupud, kruvid, punnid, mis on punased, on millegi jaoks tähtsad. Siin ees on spindlilukk ketta vajutamiseks, mida on mugav vajutada ka siit käepidamest kinni hoides. 2 käepidet, sest tegemist on väga võimsa saega. Siin on selline kaitseriiv, 2 käe jaoks mõeldud, vasakukäeline, paremakäeline, vahet pole, et siis saagi käivitada, vajutad selle pöidlaga alla ja käivitad sae. Siis see nupp siin käepidame peal on nii tore, et sellest räägin varsti pikemalt. Aga mis tal veel on? Nurga reguleerimine, ehk siis kui tahad lõigata nurga all, on tehtud väga mugavaks. Siin ees on suur lihtsalt loetav skaala ja selle sae nurga siis sa vabastad siit sellest hoovast ja tagantpoolt kruvist. 2 punkti on olulised, siis ta ei hakka raske töö puhul sul viltu kiskuma, oma teed otsima. Ja selle saega on võimalik lõigata veel kuni 50-kraadise nurga all, et 45 ei ole veel tipp. Ja jällegi valid siit nurga, kõigepealt fikseerid siit mugavalt sellest suurest hoovast ära ja siis on aega tagant rahulikult kinni kruvida see asi. Veel vahva on kettakaitse hoob. Hästi kergelt ligipääsetav, kui on ka töökindad käes, sest ikka on tarvis. Tolmu eemaldus, töökojas töötad või teed kuskil midagi puhtamat, saad siia taha ühendada tolmuimeja. Ja nüüd kõige tähtsam asi. See akusaag on 190 mm kettega, mis tähendab, et tal on suurem lõikesügavus kui kõigil eelmistel Boschi akukatel. Ehk siis nagu nimi viitab, 90-kraadise nurga all otse tavaliselt lõikab 68 mm läbi ja 45 kraadi all lõikab 55, mis tähendab, et sellist 50 saematerjali võite igatepidi ekseldada sellise nurga all nagu tarvis ja sellel sael ei jää puudu ei sügavusest ega jõust, sest et on kirjutatud, et see saag on võimsuselt võrdne 1800-wattise juhtmega tööriistaga. Ja seda me hakkame kohe katsetama. Vaatame, kuidas ta toime tuleb selle prussijupiga. Aga enne veel mõningatest omadustest. Kaasas on tal Expert for Wood, selline väga timm ketas. 1,5 mm on lõiketee ja ketta enesepaksus 1 mm 30 hambaga, mis teeb päris puhta lõike sellise diameetri juures. Ja siia peale on kirjutatud B-turbo. See on nüüd Boschi uus harjavaba mootor, mis on disainitud koos kasutamaks Procore akudega. Saag töötab väga kenasti ka võib-olla sul olemasolevate nende Coolback akudega, tavaliste Boschi akudega, aga Procore ja B-turbo, see saag saab sellest akust kätte kogu oma võimsuse. Et siis erinevus on tunda, kui proovid Procore akut selle masina taga. Harjavaba mootori tehnoloogia hästi vahva. Siin peal on ka pööreteregulaator. Pööreteregulaator. Ja see on sulle tähtis siis, kui
lõikad näiteks mõndasid muid materjale, mingisugust kummalist fassaadiplaati või alumiiniumit, mida iganes, aga tavalise puidu sees lased nii palju, kui torust tuleb. Paneme aku taha, vaatame, kuidas pöördeid reguleerida ja kuidas ta toimetab. Siin on kinni lastud, kuidas te näete, selline 5. prussijupp. Ja kõigepealt teeme mõned pikilõiked, ristilõiked ja siis vaatame, mis saab. Mul on üks plaan. Kus tore on. Ma tea, kas te saate aru, ka jube puhtalt lõikab. Tahtsin demonstreerida seda, et puhtama lõike jaoks on tehtud sügavuse reguleerimine ülimugavaks. Aga kuna lõige on juba siin täisulatuses nii puhas, siis saab ka nii selle kettaga. Aga põhimõte on siis selles, kui teate ju, et saavutada puhtamat lõiget ja et vähem kurnata oma masinat ja hoida saeketast, siis mida rohkem hambaid teeb materjali sees tööd korraga, seda parem. Kui me oleme siin, igaks juhuks võtan aku tagant ära, kui me oleme siin risti, ehk siis mul on maksimum sügavus, siis on siin puidu sees korraga, no ütleme 2 hammast. Aga kui me timmime selle sügavuse paika, siis me saame puhtama lõike. Ja kuigi kõik seda enamasti teavad, siis eelmistel saagidel on olnud see sügavuse reguleerimine nii ebamugav, et sa jõuad enne selle lõike ära teha ja mõtled, aga siin on see nii lihtne. Nii lihtne. Te näeksite korra paksust, liigutan selle siia vastu. See on see nupp, millest ma enne rääkisin. Vajutad selle alla ja tõstad saeketta nii kõrgele, kui soovid, lased nupu lahti ja sügavus lukustub. Kui mõnus saab olla, noh. Ei pea võtma kindaid ära, otsima mingit võtit, otsima mingit, kus mul see või too või 3. mutikas on. Plõksti, sügavus on paigas. Kõik saavad hakkama, lõiked puhtad, kliendid rõõmsad. Suurepärane. Panin ma õige sügavuse ka või? No see on nõksa sügavale. Hops. Perfecto. Vaatame ristilõiget ka. On sügavus? On. Et aku tööriistaga tööd teha, tuleb panna aku taha, siis ta töötab palju paremini. Hoopis teine tera, usu mind. Jou. Ja sügavus oli vale, sellepärast me ei lõikagi läbi. Ai, blin. Proovime uuesti. Suurepärane. Ma tahan kohe veel lõigata. No. See on nii sileklots. Nüüd siis selle huvitava osa juurde, kas me 45 kraadi all sellest prussist läbi lõikame või ma rääkisin lihtsalt seda juttu, mis on manuaalis. Kohe saame teada. Paneme siis siit 45 kraadi alla, nagu ma enne näitasin. Vaatame, mis saama hakkab. Nii, lukustame. Kurat, näed, unustasin aku taha, teie ärge nii tehke. Okei, 45 kraadi, sügavuse paneme põhja. Ja teeme siis pikki lõiget. Vaatame, mis saab. Tõmbame kohe risti läbi, siis ma saan teile neid klotse näidata.
tundub kihvt olevat. Päris vinge pikk lõiketee diagonaalis puhtalt läbi, teistpidi ka. Vahva saag. Väga vahva saag. Mis ma veel oskan öelda selle kohta? Proco raku annab juurde ja enne kui saab selle pilli kotti pakkida, näitan ka siis seda pöörete reguleerimist, mis meil siin nagu kellad ja viled peal on. Et muidu näete numbrit. Number 6, ta on täispöörete peal, ümber on roheline ruudukene ja siin näeme aku laetust. Siis sellest nupust siin me saame pöördeid vahetada. Tal on Eco Mode ka olemas, aga minule meeldib siin samm-sammult minna 5, 4, 3, 2, 1. Vaatame, mis on kõige madalamad pöörded, mis häält teeb. Ma ei tea, kuidas teil heli on, aga rahulik võib-olla kõvema puidu sees või materjali sees, mida sa ei taha sulatada, võib-olla mingisugused plastikfassaadiplaadid, mis iganes. Aga ütleme siin, valikuid on sul 6, kiirus 4, äkki alumiinium. Kõik need parameetrid, mis kiirusega mida lõigata, on sael manuaalis kirjas. Lugegem ka manuaali enne, kui midagi hakkab suitsu välja ajama. Soovitan, sealt saate tarka nõu, sest et masin on targem kui varem. Näiteks on tal peal ülekoormuse indikaator. Põhimõtteliselt, kui liiga palju kuuma saab, hakkab see termomeetri tulukene siin kollaselt põlema ja see ruudukene läheb kollaseks. Kuna tegemist on nii võimsa saega, mul pole endal õnnestunud seda teha, kui ikka kinni ei vääna, siis närib läbi ennast igast. Siukene saag, Boschi Biturbo GKS 18V68, ülivahva.